tervitused Kataniast. Monstera on seal taga meil. Tänased jutuminutid tulevad botaanikaaiast. Kui siia tulin, ei osanud midagi sellist eest oodata. Hästi väiksel krundil on koos meeletu kogus kaktusi, palme, mingeid muid tundmatuid taimi, kõikid on nagu sildid juures, aga need on itaalia ja ladina keeles.
otsustasin ikkagi alla minna, null merepiirini. Siit majade vahelt saab selline ilus kitsas trepp, aga ma pean siit üles tagasi ka ronima. Tänane jutt siis lühidalt, et hommikul tulin kohaliku linnaliini bussiga 6:60 eest Cataniast siia Etna peale. Internetis öeldi, et pileteid müüb bussijuht, aga kui mina kohale jõudsin, oli terve bussides rahvast juba bussis ja mina sain viimase istekoha. Kedagi väga maha küll ei jäetud, vahekäik võeti ka seisjaid täis. Edasi sõitsin 50 euro eest kuhugi sinna, kus sai jalutada vaatama ühte suitsevat kraatrit. Edasi jalutasin ka natukene veel ringi, aga lumi sulab seal üleval ja see must tuhk ei tundunud eriti äge kõndimise jaoks. Tulin alla tagasi, aga siin all on ka päris mitmeid vanu kraatreid, mille ümber saab matkata. Praegu olen siin kõige kõrgema otsas, rohkem ei plaani matkata, lähen otsin nüüd alt midagi süüa ja viimase tunni istun bussi kõrval. Etna. Kõnnin täiesti sihitult siin Catania ja Alci iganes ringi. Selgus, et buss käib sinna ainult paar korda päevas ehk juba hommikul oli järgmine buss tunni pärast. Hakkasin jala minema, aga iga jumala kord kõndisin liiga palju eest ära. Ühesõnaga enam-vähem kõndisin sinna juba välja ja seal ilmselt järgmine buss Cataniasse tagasi tuleb 2 tunni pärast. Ja kuna seal tõesti mitte midagi teha ei ole, siis jalutan mööda seda serva jälle uuesti tagasi. Siin peaks olema rannaröönd, terve sõiduga äär on kõik parkimiskohti täis, tegelikult on isegi autosid täis, parkimine on tasuline, aga rand on siin täpselt selline nagu on, ehk randa ei ole. Ja seal põhimõtteliselt on siis sellised puidlusterrassid ehitatud, kuhu saab praegu sööma minna, üks kohvika õhtunud ja teine. Hiljem saab vist lauanest toole rentida, et niimoodi peavad vaesed Catania inimesed rannas käima. Jah, et kuigi ma täna siis väga palju turistipunkte ei vaata, on päikese käes õues ikkagi väga-väga mõnus olla.